Linnamuuseumi ja Kiikendi köki poolt. Kiikendi kök, see on ju vana sõjatorn, üle 500 aasta vana. Et siin on ju ikka omal ajal ainult sõjaväelased ju ringi liikunud, ega siia just tsivilist ei sattunud. Nii et selles mõttes on mul väga hea meel, et me näen sellist riietust, selliseid mundreid siin majas, et sobib siia suurepäraselt. Ja ma rääkisin ka enne Mendriga, et kui hästi sobib see näitus siia, et oma koloriidilt ja tegelikult miks mitte ka temaatikalt. Et hea meel on siin võlustada ühte näitust, mille autoriks on siis üks kaitseväelane. Ja Endel ei ole tegelikult tüüpiline kaitseväelane, tema amet on natuke teine. Ja selles mõttes see näitus ei ole ka lihtsalt ühe sõjamehe nagu vaade läbi kaameraobjektiivi, vaid Endelil on just pilku inimeste jaoks, nende tunnete, nende sügavamate kihistuste jaoks, et see on selle näituse põhiline ju siis sõnum. Nii et veel kord hästi hea meel on siis selle näituse üle. Tänan Endelit ja annan Endile sõna edasi. Aitäh! Tere siis kõigile sõpradele. Et seda näitus sai pikalt plaanitud aastaid tegelikult. Et vahepeal on 3 missiooni mööda jooksnud
pilte on palju kogunenud, mida välja panna. Ma pidin tegema ühe valiku. Valisin hetkel kohalikust elust, et jätsin selle militaarse osa kõrval mitmel põhjusel ja ehk see saab kunagi teoks, kui missioon seal läbi saab, veel pool aastat on seda jäänud. Ma tahan seda näitust tehes muidugi olla tänulik kõikidele kamraadidele, kellega ma sain põllu peal käia. Ilma meesteta ei oleks seda näitust olnud, ilma selle usalduseta ei oleks ma saanud pildistada seda kohalikku elu, sõdurite tegevust põllul. Minu jaoks on oluline inimene, sest inimesest tavaliselt kõik algab ja inimese kaudu seda meeleolu on kõige parem edasi anda. See piltide koloriit on jäetud natukene teadlikult tumedamaks selle tõttu, et kaudselt edasi anda seda sõja mõttetust, oledust, et teatud pingega piltides nagu säiliks. Piltide valiku suhtes ka osadel on jäänud kaudselt kuhugi kaugemale sõdur oma vormis või kohalikud sõjamehed. Kui seal maal on üle 30 aasta sõda peetud, siis tahes tahtmata sõda puudutab meid. Vaatasin viimastel päevadel ka ühe fotograafi Timmi pilte, kes Liibanonis sai 11. aastal surma. Ja tema mõtteid kuulates oli minul väga palju selliseid ühiseid mõtteid läbi inimese. Ja ma ei tõstaks esile seda võib-olla poliitilist tausta või milline on, ütleme, rahva arusaam sõjast või kuidas meie sõjaväelased seda sõda näeme. Pigem sõja kaudu tuleb esile võib-olla kõige koloriitsemalt see inimese isiksus, inimene sõjas, see meeleolu, mis inimeses väljendub. See väsimus, tüdimus kohalikus, aga samas pinge igas sõduris, kes koha peal on. Ma olen tänulik selle näituse ülespanemisel kindlasti ka pereliikmetele, kes on võimaldanud ja usaldanud ka, et ma olen saanud aastaid missioonidel käia. See ülespanek läks tänu selle maja kunstnikule Jaan Künnapale, Heli Mikkorile, kes aitasid neid pilte üles panna. Olen tänulik maja juhatajale Toomasele, kes pakkus selle võimaluse välja siin seda näitust teha. Ja ta sattus nüüd selles mõttes heale ajale. Tänasel päeval on ka peaministri vastuvõtt kaitseväelastele, kes oli missioonil. Tänane Tõnis, kes tuli, Tõnis Karp, kes tuli mängima siia taustamuusikat. Ja minu trennikaaslane Erik Riiger, käime Patas koos sportimas, siis ta lubas täna sõjameestele ühe tava loo teha. Et ma annangi talle võimaluse see lugu mängida. Pärast seda avame pudelid ja võtame väikse napsi ja püksist.
kui kellelgi veel on soovi sõna võtta, siis võimalus selleks on. Jah, et oleme siis ka teistmoodi rindekaaslased juba Sparta spordikluubis ja kui missioonilisõdurid pakkusid omal ajal välja siin kevadel seda niinimetatud Kriegeri surumist, võib-olla palju me selle kokku puhtunud, siis sellega üllatav ettevõtmine, et tehti siis, vist oli 2 minuti jooksul 50 kilo surumist ja poisid tegid seal häid tegusid. Minu rekord oli 52, eks ju, 56 on mõned täpselt, aga siin oli vist mõned mehed panid peaaegu poole rohkem, see on väga hea näita. Aga see selleks ja see tee viis ka siis kokku tegelikult Enliga juba selle meie Sparta spordiklubis ja seal me siis võitleme iseenda asjadega, aga tõesti, et üks hea klubi ja on üks tore süsteem ja kindlasti paljud sõjamehed on 100% sellega on mida paljud, kui ma ütlen juba paljud, siis on paljud. Et ikka puhtalt spordiga, ilma spordita ei saa selles valdkonnas ja vabal hetkel ikka seda jõudu jaksu. Ja see laul, mida ma mõtlesin, mis see tänapäeva sõduri laul on, mis ka minu ajal oli sõduri laul ja mis oli veidike vanematele poistele, siis ikka see sama viimne reliikvia. Ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu alati pistuda pöör ja kuigi on tulnud siia Liivisüda, ükskõik mis aegadesse, ikka see pistuda peab mehel veel olema ja kaunis kaaslanna Agnesi läheduses. Ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistuda alati pöör või peiku ennast opistades, sest on kindlasti see rend on üks imeline isma, mis hoiab sind päevani ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa teed. Ta jätab terveks vaid kus hoidmast enam seeruvad neid kütkeid läbi tema lõika, sest on kindlasti ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistola alati või peiku ennast omistas, sest on kindlasti see rend on üks imeline näismaa, mis hoiab sind päeval ja lõikab läbi kõik kütked, millesse sa teed. Sest ühel seikleval Sparta endil olgu fotokaas alati veel või peiku ennast opistavad, sest on kindlasti ja on kindlasti. Mida mõtles härra Amsalon, kes neid pilte tegi, seda keegi ei tea. Peab minu lõpus film. Palju sina mõtled? Kui ei, siis ütle ise. Kuidas sündis või midagi natuke põhjalikumalt? Et poisid aitavad vahepeal pudelid avada klaasidesse, ma natukene võib-olla piltidest räägin, et siin on 2 missiooni pildid tegelikult, et eelmine missioon, seal Bangiidi ümbruses tehtud pildid ja viimased missioonid, kui nüüd olime Pimonis. Et need on sündinud põhiliselt lähipatrullidest
lähiküladesse, kui ma sain nagu kaasa lüüa. Ja võib-olla see esimene pilt ongi selle tänase võib-olla näituse selline sümboolne pilt, see sama vana on plakati peale saanud kohalik vaimulites peale teenistus siis külarahva maasistus. Ainuke pilt, mis on mul tehtud Pimonist, on järgmine, kus lapsed seal ümber Pimoni baasi liiguvad. See näitab seda külaelu, seda aktiivsust, et ööseks jäi seal elu vaiksemaks, aga päeval suured loomakarjad ja muud liikusid seal pidevalt ringi. Lapsi võis kõikjal näha. Ja mingis mõttes lapsed, kes on piltidele pandud, see on ka sümboolselt mõttes nagu tulevik või lootus mingis mõttes, et see midagi võib nende elus muutuda, sest need, kes on 30 aastat sõda pidanud, vaevalt nende mõttemaailmas midagi muutub, aga laste elus võib muutuda ja tuua pöörde nende ellu. Kusagil kaugel tunneli lõpus paistab ka seda valgust. Aga piltidele on lood juurde kirjutatud väiksed, et lugege ja pange tähele. Aitäh! Palun natuke lähemalt.